Ma räägin kahest prantsuse filosoofist natuke, Gilles Deleuze'ist ja Félix Guattari'st, kes tegutsesid 20. sajandi teisel poolel ja nende arusaamast elamisest ja elamise kunstidest. Ma muidugi ei jõua kõike rääkida, sest nende arusaam on väga rikkalik, nii et ma teen väikse sellise skemaatilise sissevaate. Aga et alustada ja kitsendada, siis kõige olulisem on tuvastada vaenlane kõigepealt. Et siis me saame aru, millele vastu hakata. Ja vaenlaseks on organism. Ja seda üsna mitte sellel põhjusel, et me peaksime organismidest mööda vaatama, vaid just nimelt sellel põhjusel, et kui me piirdume ainult juba valmis organismidega, siis me ei suuda käsitleda seda, milleks elusolendid võimelised on, või milleks nad potentsiaalselt võimelised on. Et kui me hakkame seletama lähtuvalt organismist ja seda, mida ta teeb oma keskkonnas, siis meil on kiusatus öelda, et see, mida ta teeb parasjagu, see ongi see, milleks ta võimeline on. Et ta rohkemaks polegi võimeline. Funktsioonidest alustades jõuame sellise reduktiivse olemuse mõistmiseni. Nii et küsimus ei ole siin mingisugusele geneetikale või geenidele või millelegi sellisele muule taandamisel, vaid küsimus on hoopis selles, et milleks on elusolendid võimelised. Selleks on vaja organismist eemale vaadata natuke. Ja see arusaam siis lähtub Deleuze'i sellisest ontoloogiast, mille võib jaotada kolmeks põhimõtteliselt. Et kui me kuskile paigutaks selle organismi, kes on meie vaenlane, siis ta oleks see aktuaalne, mis oleks juba siis probleemi lahendus, et iga elus organism on juba lahendus mingisugusele probleemile. Aga jällegi, kui me sealt lähtume, siis me tihtipeale ei saa aru, et mis probleem see on, millega elusolend tegeleb, et miks ta elab nii, nagu ta elab. Nii et me peame siis jõudma selle käsitlemiseni, et kuidas elusolendid iseendale probleeme püstitavad ja sellest lähtuvalt siis tekitavad nii oma elulaadi kui ka selle keskkonna, kus nad toimetavad. Nii et Deleuze'i ja Guattari jaoks on esmane just nimelt see probleem ja küsimus, mis iga olendi jaoks on see, millest lähtuvalt ta üldse toimetab. Et kuidas elatakse, lähtub küsimusest, miks elada. Niisiis, organismile vastu seavad nad sellise mõiste nagu keha, et mis mõttes esmapilgul võib tunduda imelik, sest just nimelt keha on ju see, mis on piiritletud ja tervik ja nii edasi. Aga nemad seda niimoodi ei käsitle, vaid nad lähtuvad pigem siis sellisest spinozalikust, Spinoza arusaamast, et keha on siis afektide kogum põhimõtteliselt, ja küsimus on see, et mida keha suudab, ja see jällegi, see ei lähtu organismist, sest iga organism võib astuda väga paljudesse eri suhetesse ning nende suhete kaudu siis moodustuvad põhimõtteliselt alati teistsugused kehad.
mis võivad koosneda nii elusolenditest, aga ka elututest olenditest, elututest protsessidest. Nii et tuul ja päikesevalgus ja helid ja muud lähevad ka kehade hulka või moodustavad kehasid, jah. Niisiis, küsimus nihkub sellelt, et mis on organism ja mida organism teeb, siis sellele, mida keha suudab. Ja siis sellelt lähtuvalt, et sellisest suutlikkusest lähtuvalt või potentsiaalist lähtuvalt, siis saab minna tagasi organismi juurde ja küsida, et kuidas tehakse või tekitatakse või genereeritakse organisme. Nii, Deleuze'i ja Guattari ontoloogiat sellises raamatus nagu 1000 platood, näiteks mis 1980. aastal ilmus, võib nimetada õigupoolest etoloogiaks, käitumise ontoloogiaks, aga see on just nimelt suunatud kehade käitumisele, mitte siis organismide käitumisele, jah. Et kuidas kehad moodustuvad, mida nad suudavad teha. Deleuze ütleb raamatus Spinoza praktiline filosoofia, et säärased uuringud, mis määratlevad kas loomade või inimeste kehasid afektide kaudu, milleks nad on võimelised, on aluse pannud sellele, mida tänapäeval nimetame etoloogiaks. Nii et oluline ei ole siin vorm või struktuur või midagi taolist, vaid selline asi nagu afekt, ehk siis muutus põhimõtteliselt, mis teostab muutuse siis selles, mida keha suudab. Et keha on siis fundamentaalselt selline dünaamiline mõiste, jah. Samast raamatust veel üks tsitaat Deleuze'ilt, et afekt siis affektus viitab keha üleminekule ühelt seisundilt teisele ning vastavatele variatsioonidele mõjutavates afekteerivates kehades, jah, et mõjutavad või afekteerivad siis, jah. Niisiis, afekt ei ole mingisugune lihtsalt tunne või siis emotsioon, või ta on emotsioon selles mõttes, mis paneb liikuma, jah. Et ta on selline fundamentaalsem teisendus või muutus, jah. Ja siin ka Spinoza enda arusaam või määratlus afektist. Et afekti all pean silmas keha afektsioone, mille võrral keha tegutsemisjõud kas kasvab või kahaneb, saab soodustatud või takistatud. Nii, ja siin siis üks kokkuvõte sellest keha mõistest Brett Buchanani raamatust Ontoetoloogiad, mis räägib lisaks Deleuze'ile ka Merleau-Ponty'st ja Heideggerist ja Üksküllist. Aga keha on suhete kogum, mis on võimeline teatud tasakaaluseisundis püsima just selle konsistentsusena, ilma et ta end hävitaks. Kuid peab alati silmas pidama, et kõik asjad on sõna otseses mõttes pidevas kompositsioonis ja dekompositsiooni protsessid. Ja afektiivsena on siis kehas saamine, et ta ei püsi naljalt paigal või ta ei püsi naljalt ise enda vormis koos, ta peab alati koos hoidma kuidagi moodi. Ja siin veel üks Deleuze'i natuke pikem tsitaat, kus ta räägib põhimõtteliselt sama asja, aga Friedrich Nietzsche põhjal. Et mis on keha? Me ei määrata teda jõudude väljana, toitva miljööna, mille üle hulgalised jõud lahingud peaksid. Sest õigupoolest ei olegi miljööd.
ei ole lahingu ega jõudude välja. Keha määratleb just see domineerivate ja domineeritavate jõudude vaheline suhe. Et spinozalikult öeldes võiksime siin domineerivad ja domineeritavad välja vahetada siis mõjutavate ja siis mõjutatavate jõudude vahelise suhtena, jah. Niisiis, igasugune jõudude suhe moodustab keha, olgu selleks keemiline, bioloogiline, sotsiaalne või poliitiline. Et siin tuleb võib-olla tähelepanu pöörata, et kui Deleuze ja Guattari räägivad elust, siis nad ei räägi sellisest asjast nagu bioloogiline materjal või bioloogiline aine või see, mis on otseselt bioloogiline, vaid elu alla käib ka anorgaaniline elu, sest ilma selleta, ilma anorgaanilise eluta ei oleks võimalik ka kuidagimoodi sellised asjad nagu elusolendid ilma päikesevalguseta ei saaks seda olla. Ja miks me peaksime siis tegema vahet, eks ole, et ühel pool on meil bioloogia ja teisel pool on meil siis näiteks kas füüsikalised protsessid või siis sotsiaalsed protsessid nagu valimised näiteks. Need käivad ka elu hulka. Ja siis ükskõik millised kaks ebavõrdset jõudu moodustavad keha, kui nad astuvad suhtesse. Just seepärast on keha alati niitselikus mõttes juhuse vili ja tundub nii üllatav. Õigupoolest palju üllatavam kui teadvus ja vaim. Nii et keha on siis sündmus, ta ei ole asi, ta ei ole piiritletud vorm, mis kuidagi läbi aja püsiks iseendana, vaid ta on sündmus. Ja just seepärast on ta alati üllatav. Et üks näide, mida siis Deleuze ja Guattari 1000 Platoos käsitlevad sellise mõiste selgitamisel nagu seesus või ekseiteet, mis on siis see individuaalsus skolastilises mõttes, on näiteks see, et loom kell 5 jahti pidamas. See on, eks ole, et see, mida tuleks lugeda siis ilma igasuguse pausita ja just see on siis see, mis seda ei saa osadeks enam lahti võtta. Et kui me võtame selle looma sealt ära, siis jääb alles ainult kell 5 jahti pidamas, aga sellel ei oleks enam mingit mõtet, nii et keha sellisena hetkelisena on siis just nimelt see, et loom kell 5 jahti pidamas. Aga sündmusena, eks ole, sündmus ei tähenda siin seda, et ta oleks ainult siis hetkeline, et ta laguneks kogu aeg laiali, et me saaksime kehana või sündmusena siis käsitleda ainult seda, mis justkui ilmub ei kuskilt ja kaob sinna samma pimedusse tagasi, kui kell saab 6. Vaid näiteks võib kehana käsitleda ka sellist see, mida nad nimetavad saamise plokiks, nagu herilane ja orhidee, ja nende vaheline suhe on samamoodi keha, kui herilane saab orhideeks ja orhidee saab herilaseks ja see keha, eks ole, vältab läbi aja. Nii et siin, eks ole, selge, et me ei pea kehana käsitlema siis mingisugust piiritletud organismi, vaid keha on pigem kooslus, mis kestab siis teatava aja, aga mis alati on siis ohustatud, et ta võib laiali laguneda, võib kellegi teisega hakata suhteid ajama, jah. Nii, siis küsimus, et mis tekitab siis sidususe, et mille toel keha koos püsib, et kui see ei ole selline orgaaniline aine ega mingisugune aineline suhe, siis mis see on?
Nemad ütlevad vastuseks, et igasugune selline kehade koos püsimine on mingis mõttes, ta on kunsti küsimus, jah. Et loodus on kunstilise tegevuse küsimus, aga see jällegi ei tähenda, et me peaksime elusolendeid võtma selliste geniaalsete kunstnikena, kes lihtsalt oma peast mõtlevad välja maailma ja siis teevad selle teoks, vaid et selline kunstiline tegevus, kui me mõtleme loodusest, siis ta toimub alati vahepeal kohtumistes, jah. Et kunst või kunstipraktika on see, mis on vahepeal, samamoodi nagu kehad on siis need, mis on kas organismide või mitteorgaaniliste elusolendite vahepeal, nende kooslused, jah. Ja kunstidest rõhutavad siis Deleuze ja Guattari peamiselt muusikat ja arhitektuuri. Et kui loodus on nagu kunst, tuleneb see alati sellest, et ta mängib igal võimalikul moel läbi neid kahte elementi, milleks on maja ja universum, heimlich ja unheimlich, territoorium ja deterritorialisatsioon, lõplikud meloodilised kompositsioonid ja lõpmatu kompositsiooniväli, väike ja suur ritornell ehk siis refrään. Ja siis kaks mõistet, mis on siin väga olulised, ongi siis territoorium ja refrään ehk siis ritornell. Alustame refrääni mõistest ja loodetavasti jõuan ka territooriumini. Nii, mis on refrään? Et Anti Saare tõlkes oli see ritornell, aga ma ise eelistan natukene refrääni, sest see on selgem, et millega tegemist ikkagi on. Niisiis, igasugune territooriumi piiritlemine, igasugune eluala moodustamine, ka keha moodustamine algab siis refräänist, rütmilisest mustrist, mis tekitab kaose stabiilsust. Ja et see on selline korduv väljendusaine kogum, jah, mis siis tekitab teatava sellise ajalise korduvuse ja tekitab koos sellega ka aja enda selle keha jaoks, kes siis peab püsima. Nii et aega ei saa siin mõelda siis millestki üldisest, vaid aeg on igale kehale mõttes spetsiifiline, jah. Nii üldises mõttes nimetame refrääniks igasugust väljendusaine kogumit, mis joonistab välja territooriumi ning mis areneb välja territoriaalsetes motiivides ja maastikes. Nii et siis ükskõik, kas me räägime linnulaulust või koera uriinist, mõlemad on refräänid, jah, mis siis joonistavad, panevad teatavad piirid siis sellele elualale, kus toimetatakse. Ja territoorium ise siis tekib sellesama teona, jah, selle sama teo tagajärjel. Et territoorium ei ole siis mingisugune ruum, mis oleks eelnevalt olemas, vaid territoorium ise on siis selline, kunstiline tegu, jah, mis lähtub muusika ja rütmi struktureerimisest, jah. Et territoorium on tegu, mis mõjutab miljöösid ja rütme ning mis neid territorialiseerib. Et territoorium ise on siis miljööde ja rütmide territorialiseerimise tulem. Nii, aga kuna meil on tegemist kunstiga, siis ei ole muidugi asi nii lihtne, et pannakse mingisugune refrään paika ja territooriumi piirid paika ja asi niimoodi jääbki, et kõigil on oma kodu olemas, kõigil on oma
omand olemas ja siis sinna nad jäävad ja keegi teine sinna sisse ei tohi tungida ega ei saa tungida. Vaid need territooriumid on alati avatud nii teistele olenditele kui ka kosmosele üldisemalt, jah, ja just selle tõttu, et refrään on, eks ole, väljendus. Et niisama hästi kui refrään siis piiritleb territooriumi, siis ta muudab selle sama hetkega ka teistele avatuks. Seda saab siis sinna saab hakata sisse tungima, sealt saab ära minna, niipea kui territoorium on märgistatud, saab sealt ära minna, seda ei saa, seda võib-olla ei tule enam meelde, kuidas sinna tagasi minna, nii et see on alati selline üsna habras ettevõtmine, jah. Nii et me ei räägi siin selles suhtes sellistest üksküülilikest mullidest päris, mille sees siis elusolendid elavad. Ja just nimelt seetõttu nad ei taha ka siis kasutada eriti ükskülli terminit umvelt, kuigi nad üksküllist lähtuvad, eriti sellises muusikalise arusaama välja arendamises, et üksküllil oli ka see arusaam, et eluseaduste uurimiseks tuleb uurida pigem muusikaseaduste kui siis matemaatiliste seaduste toimimist, jah. Aga et ühesõnaga, siin ei ole tegemist umveltis ega siis omailmas ega siis mingisuguses maailma konstrueerimises, vaid just nimelt siis sellises tihedas läbikäimises teistega, jah, kus siis alati piiritletakse väljenduse kaudu territoorium, siis sellesama väljenduse abil on võimalik sinna territooriumile tagasi jõuda, sinna naasta ja samas ka sealt lahkuda. Nii et need on need refrääni 3 aspekti, mis on igas refräänis olemas. Nii et samal ajal, kui ta siis piiritleb, tekitab ta ka võimaluse, et need piirid saab lõhkuda, need võivad laiali laguneda. Ronald Boog on need 3 aspekti nimetanud siis, need on nüüd vales järjekorras siin, jah, et peaks olema omandiring esimene, territorialiseerimise vaste, siis pidepunkti tekitamine, et see, kui tekib selline vajadus oma kohale tagasi minna, et Deleuze ja Guattari kasutavad siin sellist näidet nagu siis, kui laps hakkab pimedas omaette laulma, et siis ta tekitab omale turvalisuse tunde, et nüüd ta teab, kus ta on, kui ta laulab sellist tuttavat laulu, jah. Aga samas on siis ka iga refrään siis väljapoole, et sellesama piiritlemise siis üks tulemus on see, et see võib siis sinna saavad teised tulla, et seal saavad teised kokku saada, et iga piiritlemine paneb aluse ka teisenemisele. Nii, ja sellega ma vast lõpetan, et niisiis, mis selle refrääni mõiste point on see, et kehasid ei hoia, kehasid ja territooriume, sest keha mingis mõttes ongi see territoorium, kus ta elab, jah. Et ei hoia koos mitte siis mingisugused olemuslikud vormid või struktuurid, vaid just nimelt need elemendid, mis on serva peal või mis on marginaalsed, mis justkui ei kuulu kokku tegelikult selliste asjadega nagu bioloogilised organismid, mis on neist kuidagi erinev, lahus seisvad justkui, või sellised aksidentaalsed pigem, et nad ei ole olemuslikud, vaid pigem juhuslikud.
aga et just need on need komponendid, mis siis jooksevad kõigist võrmitasanditest, kõigist tegevustasanditest üle ja hoiavad siis keha koos. Ja Deleuze ja Guattari kasutavad selliste elementide nimetamiseks, mis siis läbi tasandite justkui diagonaalis jooksevad, on transversaalid, jah. Et kõiki komponente hoiavad koos transversaalid ning transversaal ise on see komponent, mis võtab enda peale deterritorialiseerimise vektori. Seega ei hoia seadet koos raamistavad võrmid ega lineaarsed kausaalsused, vaid hoopis tema kõige deterritorialiseeritum komponent. Näiteks refrään. Olgu, ma siin lõpetan, ma kahjuks ei jõua teile näidet tuua. Jeki saab oma täna ainsa küsimuse, jah? Väljakutse, et sa järgmisel kevadkoolil laotaksid erususe tunnused sidususe ja püsimuse teljestikule ja selleks väga kulub ära, et sa üritaksid ehitada konsistentsusele korraliku eestikeelse vaste ja ma soovitan sul läbi lugeda ka mida kulgesuse ja püsimuse vastanduses kirjutanud sinu härra nagu sinu peaaegu nime Kaim. Aitäh, ma katsun. Alguses oli minu jaoks natuke lihtsam jälgitav ja nagu ikka, jah. Ja siis sealt tuli selline mõte, et see võimeliseks olemine ja igapäevaelu vastandumine, see on olemuselt tugevusvaru ju. Ja tugevusvaru väheneb spetsialiseerudes ehk spetsialiseerumine, täiuslik olemine siis nii-öelda hävitab tugevusvaru ja selle nii-öelda võimeliseks olemise, et ta nagu koondab kõik kokku ja lõikab sellisest siis reaalsusest lahti, sellest deterritorialiseerimisest lõikab lahti. Saime nüüd õigesti aru umbes siin? Jah, ma arvan, et tegelikult see näide, millest ma tahtsin rääkida, mis on küll fiktsionaalne näide, et äkki ma ikkagi räägin selle ära, et see läheb üsna sinna auku, et see ei ole päris loomadest, aga ta on ikkagi loomadest. Mul oli see näide, et ühel hommikul rahutuistunenägudest ärgates leidis Gregor Samsa, et ta oma voodist tohutu suureks putukaks oli muutunud. Nii, ühesõnaga, kes oli Gregor Samsa? Mis oli tema keha või millest see koosnes? See keha pandi paika siis põhimõtteliselt refräänide kaudu, selliste rütmiliste korduvuste kaudu. Et ta käis tööl, ta ärkas õigel ajal üles, äratuskell oli tema refrään, kella 5 rong, võlg, mis on vaja ära tasuda, ema, isa, ka koos elamine, peremees. Ja jällegi, et miski neist refräänidest, eks ole, ei ole organismi osa, kuid nad moodustavad siis sellise koosluse, milles keha koos püsib, võiks öelda, et nad ise, et Gregor Samsa keha ongi siis need suhted, jah. Et see, mida ta suudab, on see, et ta suudab tööl käia, ta suudab reisida, ta suudab õigel ajal üles ärgata, ta suudab rongi peale minna, ta suudab küll väga suure häda, ta suudab peremehega viisakas olla. Aga nii, et mis siis juhtub, kui Gregor Samsa ühel hommikul sisse magab? Siis juhtubki see, et ta ärkab üles putukana. Nii, et kogu see, kui selline, just nimelt selline spetsialiseerunud elurütm, ta kas või natukene laiali laguneb ja kui selle asenduseks, kui väljapääsu teeks, eks ole, ei ole midagi muud asemele pakkuda, siis võibki kogu organism
ära kaduda või teiseks muutuda. jah, ma ei tea, kas see näide selgitas midagi, aga umbes midagi sellist. See, millest sa kõnelesid, nagu sa ütled alguses, on küsimus, milleks on organism võimeline. Ja paistab siis nii, et tavaline üldbioloogia õpik sellest ei räägi. Ta räägib organismist, eks ole, sellest nii-öelda lahendusest, aga milleks võimeline on, sellest ta ei räägi. Samal ajal on ju ilmselge, et bioloogiale see küsimus on oluline. Nii, yeah. Järelikult peaks nii-öelda parema bioloogia, üldbioloogia õpikusse lisama peatüki sellest, milleks on organism võimeline. Mina ei ole selleks võimeline kahjuks. Ja aga ma siiski küsin. Tähendab, see, millest sa räägid, on üks võimalik esitus sellele lisapeatükile. Kas sa, kuidas sa nüüd kommenteeriksid? Tähendab, kas sa pakuksidki, et niisuguses Katari Deleuze'i terminoloogias võiks olla see esitatud või? Bioloogia õpikusse ma neid ei paneks igaks juhuks. Ma arvan, et sellest saab tegelikult rääkida ka ilma sellise suure filosoofilise sõnavõrrata. Et õpikusse peaks võib-olla pigem selliseid abstraktse teooria asemel jutte kirjutama. Võib-olla. Olgu. Aga veel kord suur tänu Atile.